No nii, tere tulemast taas Plaastrid peale kanalile. Tere, Mina olen tere, Karita. tervist ka minu poolt. Minu nimi endiselt Kairit ja täna siis hakkame tõeliselt pihta. Mis siis tähendab seda, et räägime teile kõigepealt sellest, mis firma on Lifewave ja siis räägime siis nendest plaastritest, mille pealepanemisest oleme me juba rääkinud. Nii et alustame siis algusest ja alustame siis tegelikult sellisest mehest, ilma kelleta ei oleks neid plaastreid ja ei oleks ka Lifewave'i. Selle mehe nimi on David Schmidt. David Schmidt on siis ameeriklane. Siin pildi peal on ta siis kõigile näha. Ja David Schmidt on siis eelkõige leiutaja. Ja tema on leiutaja tahtnud olla juba õige väikses peale, juba väikese poisina teatas ta oma isale, et temast saab leiutaja. Ja täpselt nii juhtuski, et ülikooli õpingute ajal, kui ta õppis ülikoolis bioloogiat, hakkas ta siis tegema oma esimesi katseid ja alustas siis leiutamist. Ja jätkab seda siiamaani. David Schmidt on siis Lifewave'i asutaja, Lifewave'i tegevjuht ka tänasel päeval ja nagu ma ütlesin, on ka endiselt leiutaja. Samamoodi on ta Lifewave'i ainuomanik. Et Lifewave on siis Ameerika ettevõte ja nagu ma siis ütlesin, David Schmidt on Lifewave'i ainuomanik. Ei ole tegemist börsiettevõttega. Ja on juba üsna eakas ettevõte. Järgmisel aastal 2024, tähistab siis Lifewave juba 20. juubelit. 20 aastat on siis Lifewave olnud turul, tegutsenud ja lähme siis tagasi päris algusesse. Lähme siis tagasi sinna aega, kui David Schmidt tegi koostööd Ameerika kaitseministeeriumiga, Ameerika sõjaväega, täpsemalt siis mereväega ja merejalaväelastega ja sai siis ülesandeks leiutada midagi sellist, mis siis aitaks ja toetaks allveelaevnikke, kes siis oma töö tõttu käivad pikkadel väsitavatel missioonidel, mis siis kestavad pikki tunde, tuleb üleval olla järjest 48 tundi, 72 tundi ja vahest rohkemgi veel. Ja selleks, et siis mereväelastel, allveelaevnikel oleks piisavalt energiat ja jõudu, kasutati siiamaani siis mitmesuguseid stimulante, kofeiini ja muid keemilisi aineid. Ja David Schmidt sai siis ülesandeks leiutada midagi sellist, mis võiks siis neid keemilisi aineid asendada. Ja selliselt sündis Lifewave'i esimene plaaster. Siin ta on. Energy Enhancer on tema nimi. Energia tõstja siis eesti keeles. Ja koos Lifewave'iga tähistab ka siis see plaaster oma 20. juubelisünnipäeva järgmisel aastal. Ja siiamaani on ta siis täiesti Lifewave'i sortimendis ja kindlasti üks olulisemaid plaastreid. Et see on siis lühidalt Lifewave'i sünnilugu, see, kuidas kõik sai alguse. Nüüd on Karita kord rääkida teile järgmine lugu ja annan siis sõna Karitale. Ja mina räägin teile, kuidas Lifewave'i plaastrid toimivad. David Schmidt on ise väga ilusasti teinud nii-öelda sellise päikeseloo.
et inimesed saaksid aru, kuidas need plaastrid toimivad. Kui te olete päikese käes, annab päikesevalgus kehale märku, et suurendada D-vitamiini tootmist teie kehas. LifeWave'i plaastrid ei vaja päikest. Meie kehad kiirgavad ise soojust ja valgust, mis peegeldub tagasi teie kehasse ja plaastrid alustavadki tööd erinevate ülesannetega. Plaastri sees on orgaanilised kristallid, moodustanud erilised mustrid, mis annavadki erinevaid lainepikkusi meie kehasse. Kristallideks on aminohapped, suhkrukristallid, soolakristallid, hapnik ja vesi. Ja nendest kristallidest ongi moodustatud sellised väga erilised ja mustrid, mis siis annavadki käskluse aktiveerida erinevaid peptiide meie kehas, kellel mis ülesanne on. Igal ühel on oma kindel ülesanne. Ja nii lihtne ja keeruline see kõik ongi. Nii, ja räägin korraks siis veel natukene lihtsamas keeles. See plaaster on mul siin keha peal, nagu te näete, ma võtan ta siit korraks ära. Nii, et plaaster näeb siis välja täpselt selline ja nagu te näete, plaastri mõlemal pool on siis selline kile, see on meditsiiniline kile, millel ühel pool siis on liim, millega siis plaaster liimitakse nahale ja kuna siin kile on mõlemal pool, siis te näete, et plaastrist ei tule teie kehasse mitte midagi. Kõik need ained, millest Karita rääkis, mis on siin selles valges keskmes siis, et see on kilega kaetud. Nii et ei mitte ühtegi ainet ei tule plaastrist teie kehasse. Et see plaaster on valgusteraapia plaaster. Jah, ta on küll plaaster, kuna me kleebime ta nahale, aga ta on täiesti teistsugune tehnoloogia. Kui te nüüd olete võib-olla tuttavad nikotiiniplaastritega või rasedusvastaste plaastritega või erinevate valuplaastritega, siis jah, nendel plaastritel ei ole nendega rohkem ühist kui see, et ta on siiski plaaster. Siin taga on siis jah, ühel pool on siis meditsiiniline liim, millega te siis kleebite selle plaastri endale naha peale. Niimoodi. Plaaster siis kannatab vett, võite minna duši alla, võite minna ujuma, võite minna randa, trenni, kuhu iganes. Ja hoiate seda plaastrit siis nahal 12 tundi. See reegel kehtib kõikide plaastrite kohta, 12 tundi plaastri ka ja 12 tundi plaastrita. Võib-olla Karita ütleb, miks 12 tundi? 12 tundi sellepärast, et need käsklused, mis meie teie kehale saabuvad sealt plaastrikristallidest, väsitavad teie keha muidu liigselt ära ja teie keha ütleb üks hetk, kõik, mina rohkem koostööd ei tee. Et teie keha vajab vahepeal puhkust ja harjumist ja et olla pidevalt ja mõnusasti töös ja hoos. Ja sellel on ka teine põhjus, on siis see, et see kristalliline struktuur, mis siin plaastri sees on, et see on siis loodud nii-öelda töötama 12 tundi ja mis siis tähendab lihtsalt seda, et kui see aeg saab täis, siis plaastri efektiivsus väheneb ja 12 tundi siis ka sellel põhjusel, et keha vajab nii-öelda aktiveerimist ja stimuleerimist ja siis vajab meie keha puhkust selleks, et nooreneda, uueneda, terveneda. Et see oli siis meie tänase video sisu. Rääkisime teile sellest, mis firma on LifeWave, kes on David Schmidt ja rääkisime sellest, mis on plaastri sees ja kuidas plaaster töötab. Suur tänu teile vaatamast. Sellega ongi siis tänaseks kõik. Rõõmsate uute kohtumisteni. Ja olge siis
tublid ja rõõmsad ning kui see video teid kõnetas, kui tundus põnev, siis pange like, tellige meie kanalit, soovitage sõpradele, tuttavatele ja jagage. Jagage infot ja jagage seda videot ja näeme peagi uuesti. Plaastrid peale kanalile. Kohtumisteni. Just. Nägemist.